Hei Manos! Tere tulemast Automobiili Curato kanalile. Olen Joonas ja tegelen hobikorras autodest müügivideote tegemisega. Aga üldiselt, kui vajate abi mõne auto müügi puhul, siis küsige julgelt, aitan hea meelega. Minnes siit tänase auto juurde. Meie ees on 2004 aasta Mercedes-Benz G55 AMG kompressor, mootoriks siis vana hea M113K ehk siis 5,4 liitrine V8, millel on rõhu ülelaadimine, 4 vedu, automaatkäigukast ja läbisõitu on tänaseks kogunenud enam-vähem täpselt natuke alla 203 000 kilomeetri. Aga ilma pikemalt venitamata astume siit autole lähemale ja vaatame ta üle. Ma olen nüüd teinud siin päris palju tiirusid peale. Ma olen seda autot vaadanud siit ja sealt. Ja ütleme, et kosmeetiliselt see auto on heakohane. Noh, see mul just enne silma. Aga siin on tegelikult märgikesi, et seda on kasutatud igal pool üle auto. Et omanik ka üks esimeste asjadena, mis ta mulle tõi välja, et siin näiteks akna ümber on mõned sellised päris roostekohad. Vaatame siia teiselt poole, hüppame korra siia ära, kuna neid on vaja näidata, mis on muidugi omane selle ajastu Mercedestele, nii palju kui ma tean. Aga jah, ma tooks need asjad kohe esimesena välja. Muidu tegelikult värv tundub suhteliselt heas seisukorras, sealt kus siis ei ole mingisuguseid kahjustusi. Aga no, mis ma siit kohe võin välja tuua, enne kui mu meelest ära läheb, et tegemist on uute rehvidega. Rehvi peal on Hankook Dynapro AT2 ja siin vähemasti ees on kuupäev 07.25. Vaatame siit edasi, mis mul jäi silma. Siin all on siis LED-id ja mõlemal pool need tuled on vedeliku sisse tõmmanud. Kui me siit edasi läheme, teine LED samamoodi on vedeliku sisse tõmmanud ja siit ikkagi leiab kivitäkkeid, kui ma korra, see on päris metallispamper ja siit pealt leiab kivitäkkeid. Samas, kui ma vaatan värvi nende täkete kõrvalt, siis värvi seisukord on tegelikult päris hea. Ütleme minu subjektiivsel, mitte ekspert hinnangul. Vaatame siit, teeme veel autole siit ringi peale. Siin on näha näiteks siit ja sealt. Ühesõnaga, tegelikult see kõik on väga tavapärane 200 000 kilomeetrit läbi sõitnud auto kohta või siis teisipidi 22 aastat vana auto kohta. Näiteks siin ukse peal. Klassikalised, uks on lihtsalt kuhugi vastu käinud. Ja siis on ukse ära söönud. Ja näiteks siin kõrval kohe jäi silma. On selline värvimärk, aga nüüd tegelikult kõik on ülitavalised kulumismärgid selle vanuse juures oleva auto puhul, et siin nüüd päike võtab viimast, oleme siis natuke auto varjus, et jah, siit alt näiteks, et sellised märgid tulevad autole peale, kui seda kasutatakse, et midagi eriskummalist ei ole. All siin küljelt väljuv väljalase, mis on kihvt. Vaatame siit edasi ja natuke valgusega sai siin nüüd pahasti. On selline loojuv õhtu päike, siis sealt nurga alt kõige parem filmida ei ole. Siit näiteks luugi alt on näha samamoodi. Oota, ma astun teisele poole, siis valgus on meile soodsam. Et jah, siit on mõned roostealged, kui ma õieti mäletan, kuskil siin üleval oli samamoodi. Ja siin on selliseid jälgi. Vaatame siia katuseserva juurde samamoodi, et kelle poolest nagu üht-teist saaks teha, kui teda tahta ideaalseks teha, sest tegelikult ta on mõistlikus seisukorras. Vähemasti pealt vaadates. Et kuigi need mõned märgid on, mitmed mõned rohkem kui ühed, et siis tegelikult tal ei ole suurt midagi nagu viga tema läbisõidu kohta, et vähemasti 5 meetri pealt ei saagi aru.
ma tegin ta ilusti puhtaks lapiga ja kiirvahaga, rehviläikega ja niimoodi ta jääb eemalt selline väga viisakas. Selle peaks ongi see müügivideo, et saaks autolt vähemasti mingi esmasel lähedalt ülevaate. Hüppame nüüd siia sisse, alustame kohe. No kuulame seda. No need on ikka tõsised uksed selles suhtes, et ilmselt kõik, kes seda videot vaatavad, on seda kuulnud. Siin tooks välja, et mul on selline tunne, et siin on taga tegemist tavalise peegliklaasiga ja teisel pool on ise tumenev, mis on siis oma tumenemised ära tumenenud, et ei toimi enam sel moel. Et mul oli kunagi C5 RS6, siis panin ka tavaliselt peegliklaasi tasemele, kuna ise tumenevad klaasid on üsna kallid. Aga vaatame siit sisse. Järgmine asi, räägitakse kogu aeg, et vanasti ehitati tõeliseid autosid, siis need istmed on küll pehmed. Ja kui sa vaatad sellele istmele peale, siis ta ei ole isegi väga kulunud. Selge on see, et siin on kulumist nagu näha, aga tõesti mõnusad pehmed istmed. Siin autos, miks peaksid olema mingisugused sportlikud istmed. Samamoodi roolil on näha on see kumm siis või nahk on ikka nahk. Et see nahast osa on kulunud, aga mitte ka meeletult, eks. Et niisugune üsna normaalne kulumine. Siin peal on puitimitatsioon, see on nagu siis pragunenud. Aga muidu selline väga, kuidas seda hubane tunne on see sisse tulla, et on tõesti nagu selline mugav elutuba. Ja vabandan, siin päike natukene mängib. Õnneks siin auto puhul väga palju mingist varustusest rääkida ei ole. On mäludega ja X viisil seadistatavad istmed. Keskel on meil väike elektriline tabuloo, aga vanad head analoog näidikud. Siin on Mersu Command raadio. Siit saab sättida diferentsiaale. Vana hea, ilmselt väga robustne automaatkast. Siit saab valida automaatkasti režiimi, kas low või high, et maastikul on low, linnaliikluses high. Kuidas seda nimetatakse eesti keeles? Käepide. Inglise keeles on niisugune tuntud väljend kui oh shit handle. Ma ei ole kuulnud, et keegi oleks seda eestindanud. Päris suur katuseluuk ka. Ma proovisin seda lahti teha, aga ma ei osanud teha niimoodi, et tuleks alumine katte ära või ma ei tea, kas saab. Et siin eelmise autoga, mis ma filmisin, oli väike keskustelu teemal, et lisavarustus. Ma ei saa lihtsalt siin videos kõike hakata näitama, eriti uuemate autode puhul, mis ma teada sain. Siin on nagu lihtne, aga kui ma hakkan teile kõike näitama, see ei ole selle video mõte. Selle video mõte on siiski näidata teile auto seisukorda. Ja siin ma olen parema käeline tegelikult ja enne ilma filmimata ma panin ära. Tuli selline pudelihoidja on siin. Ja siin all on ka selline pagasivõrk. Ühesõnaga midagi saab sinna sisse panna. Ja kui me nüüd vaatame siia keskele, öelge mulle, mis see on. Ilmselgelt see istmega teeb midagi, aga mida? Ei tea. Aga see selleks. Ühesõnaga isegi võib-olla oli mõistlik siia teisele poole kolida. Näitan seda peeglit ka. Et jah, ta on kollaseks läinud. Et ta vähemasti kunagi on olnud ise tumenev. Vaatame siis taha ka. Siin pool, veel mainin ära. Siin pool on akendel logod. Nad on ikka väljaspool, mis on veel huvitavam. Ja ilmselgelt, miks see nii on, vähemasti minu arvates, on see, et mõlemal pool on sama aken. Aga et siin on ta tagurpidi ja väljapool. Vaat see on nüüd küll kummaline. Las ma mõtlen. Sest kui ta on õiget pidi, ja ta peaks nagu teisel pool olema. Seda ma ei oska öelda. Panin tähele lihtsalt enne, kui ma puhastasin autot. Aga vaatame taha. Siit on ka näha näiteks selline väike roostalge jälle. Siin nagu kere saaks sättida. Samas
on ta ka sõidetav sel kujul, ma ei kahtlegi selles. Ütleme, sellest perioodist oleme väga roostes mersusid näinud, vähemasti mina C-klass ja sprinterid tulevad meelde, et selles suhtes on ta veel üsna mõistlikus seisukorras. Aga siin taga, nagu ma ütlesin, all on 12 volti elektripistik, paar ventikat, tuhatoosid ukse sees, vaatan teisel siinpool on ka. Tuhatoos on ka kergelt roostes seest, sest võib-olla keegi on kasutanud seda. Istmesoojendused taga, võt. Ja ees on ka istmesoojendused tegelikult olemas. Seal on näha, ma panen kaamera lähemale, istmesoojenduse nupp ja taga on samamoodi siin piilarites. Ja tõesti, ütleme, nagu diivan, tõesti nagu diivan. Et ma ei tea, kui ma oma 2011 5. seeria BEM-i taga istet vaatan, siis ma nii ei mõtle, aga see on nagu tõesti nagu üks mugav diivan. Paneme siit kinni, vaatame siis taha. Taga on ka sellel autol midagi ja see uks, see tagauks, see on nii raske, lihtsalt uskumatu. Tagant saab ilusti ise välja, väike polster on ukse peal ja siin on niisugused toredad pingid. Ma tahtsin neid pinke näidata. Lähme korra sisse. Nii, ei, päris kõrgele peab ronima. Aga nüüd ma olen siin pingi sees ja mul pea on täiesti laes. Et selles suhtes, kui sul on palju lapsi, siis siia taha saab panna mõned. Neil on päris vahva. Ma väiksena oleks hea meelega siin taga sõitnud. Aga jah, sellised istmed. Ja see on vist tühi praegu. Aga see uks on küll robustselt raske. Niisugune toores. Ja nagu ikka, lähme vaatame siis kapoti alla ka. Seekord on siis meil ka mootor seal. See uks kamaki läheb kinni. Ja see on niisugune klišee, kõik teavad seda nendest autodest, et mis ma ikka seda korrutan. Aga mina kogen esimest korda ja ikka niisugune üllatus. Nii, saime selle lahti siit. Ja siin alda meil on kuulus M113K. Vaatame siit, ma näitan teile natuke kapoti alt. Nagu ma ütlesin, ma siia kuhugi mootori sügavustesse tuhnima ei saa minna, sellepärast, et selle video mõte ei ole see. Selle video mõte on anda teile ülevaade autost ja kes on siis huvitatud autost, siis võtke julgesti ühendust ja oma silm on kuningas. Alati see jääb minu lõplikuks seisukohaks, oma silm on kuningas, need videod kunagi ei asenda ise auto ülevaatamist ja siit me näeme M-Flugfelder on siin peal kirjas. Ja nüüd öelge mulle, kas see on mingisugune probleem mootori padjaga või see ongi tehasest nii, aga mootor on natukene niimoodi külje peale. Ma nagu midagi mälusopist mäletaks, et mingil autol on mingil puhul niimoodi, aga nii hea mälu mul ei ole. Ma olen sellest juttu lihtsalt kuulnud. Ma ei ütle, et see konkreetselt 2004 aasta G55 kohta käib. Siin ees on mingisugused eeldatavasti vihmasensor ja midagi ka klaasi sees, praegu panin tähele. Aga siit nagu väike ring autole peale tehtud ja nagu ikka me teeme siis proovisõidu ka. Nii, proovisõit ka, nagu ikka. Esimene asi, mis mul kohe selle autoga on sisse istudes, ma olen natuke pikem inimene, hea on sisse istuda, samas mul on iste nii taga, kui olla saab ja üllatavalt pole siin ruumi, mis nagu on kaks asja, mida ma ei oleks eeldanud, et ma siit saan. Et see, et kõrgesse autosse hea istuda on, seda ma tean niigi, aga et siin ruumi väga ei ole, seda ma nüüd küll ei osanud oodata. Minu jaoks on normaalne selles suhtes. Ma ei tea, kuidas minu taga, ilmselt ma ise enda taga sõita ei saaks, aga selles suhtes nii pole nagu viga, aga
ütleme ausalt, tegelikult nagu väga ruumi ka ei ole, et see oli väga üllatav minu jaoks. Üks lisa, mis sellel autol on soojendusega esiklaas. Need soojenduse elemendid jooksevad siit läbi esiklaasi, et seda ma ei maininud. Kuna ta on siin niivõrd tugevalt visuaalselt ees, siis võib sama hästi ära mainida. Siin akna peal on ka üks täke. Seda ma sõites panin tähele, aga ma sõitsin kohale, ma puhastasin autot, tegin pilte, videot ja nüüd me sõidame tagasi. Mitu tundi vahel on olnud. Mina vana inimesena olen ära unustanud. Võiks öelda, et sellel autol on natuke üllatavalt tavavedrustus. Kui ma eksi, tundus küll, et on. Et õhk oleks ju kihvtim. Samas ma saan aru ikkagi, et kuigi see G-klass on kujunenud selliseks luksusmaasturiks rohkem, ei ole ta oma tervet utilitaarset iseloomu minetanud ja sellepärast siin ilmselt ei ole ka õhkvedrustust. Aga muidu, ütleme, ma olen selle autoga sõitnud röögatud 4 või 5 kilomeetrit, et kogeme seda koos. Aga vahelduseks päris tore sõita. Igapäevaselt, ütleme ausalt, ta kõige mugavam ei tundu. Nagu selles suhtes see iste on hea pehme, aga auto ise, ma ei räägi konkreetsest mudelist, ma räägin sellest, mis see G-klass on hetkel. Et ta kindlasti mitte ei ole kõige mugavam auto, millega elada. Vähemasti mul on jäänud selline tunne kohe kiirelt. Sõidame siit üle künka jälle. Aga nagu kuulete, eks seest ikka siin kuskilt tulevad mingid naginat, aga see ei ole nagu midagi eriskummalist. Et tegelikult on väga viisakas seisukorras, vähemalt vanuse kohta. Läbisõital ju nii suur ei ole, 202 000. Tegelikult sellise robustse masina kohta pole see ju tegelikult mitte midagi. Ja vaatamata sellele, et tal on mingisugused sellised all-terrain refid, sõidab ikkagi üsna täpselt ja ilmselt siin peitub võlu selles, et kõik on mehaaniline, ilmselt roolivõim siis hüdrauliline ja eks ta selline paat ole, aga samas ütleme üsna täpne nii suure masina kohta. Vaatame, saame siit natukene välja. Tervitused siin Urrile. Urr oli siis V211 E55 omanik, mis oli mu kanalil siis siiamaani kõige populaarsem video. Ja tema ütles mulle, et mina ei vajutanud gaasipedaali lõpuni. Selle mõttega, et seal on veel mingi lisanõks, et saada täit kiirendust, et ma ei saanud täis kiirendust E55-st. Okei, siin on nüüd täiesti teine kere, täiesti teine sashi, aga mootor on sama, vaatame siis korra, paneme natuke gaasi ka. No mitte kurvis muidugi. Kusjuures kõige hullem ümberminemise tunne ei ole. Ma ütleks, et C5 S6-l oli samasugune tunne oli seal sees. No, Pachi Chewy. See on minu mikrofoni telefon, mis siin nüüd sõidab edasi tagasi, see ei ole kõige parem. Aga väga nobe ikkagi arvestades, millise tangiga on tegemist. Jah. Mis ma siit ikka veel oskan öelda? Ees nähtavus, mille üle ma viimase 2 auto puhul olen nagu kaevelnud. Ehk siis 2015 A45 ja siis 2023 i5. Siin on jälle väga hea. Vaatad igale poole, need on A-piilarid, eks need on minimaalsed. Esiklaas, suur ja lapik, vaata kuhu tahad. Palju siin seda pime nurka isegi ees on, mis näiteks mul oli 2008 Honda Civic, seal oli ees täiesti üllatavalt suur pime nurk väikse auto kohta, et siin seda põhimõtteliselt ei eksisteeri.
aga jah, ei, noh, ütleme, et kas mina olen kõige õigem inimene üldse maasturi kohta midagi rääkima. Mul ei ole väga palju kogemust. Mul olid tuaregid, aga need olid ka mõned aastad tagasi, ei ole nagu väga hästi meeles. Et nagu keeruline on võrrelda, et ta sõidab, noh, ma ütlen ikkagi üsna tavaauto moodi. Selle C5 S6 tõin võrdluseks. Seal oli kurvides oli umbes sama tunne. Et aga no ta liigub ikka selles suhtes, võib-olla seal noh, sa tunned, et seda massi on palju, samas sa tunned, et mootoris on päris korralik võimsus seda liigutamas. Et jah, et see otseselt suure massi tõttu kiirenduseks ei tõlgendu, aga no, selline mingisugune võimas protsess on toimumas. Võimas mootor on suurt massi liigutamas ja siis seda on nagu tunda, et ei saa öelda, et ta ei oleks nagu kiire. Et jah, siin või mingisuguse väiksema auto kiirendust oodata võib-olla ei ole ratsionaalne. Paneme veel. jah, kurat, võib-olla tõesti, oota, vaeta nüüd ülesse. Käigukastil pead natuke abiks olema. Võib-olla tõesti ma ei vajutanud gaasi lõpuni. See oli igastahes päris äkiline kiirendus juba. Ma võtan oma eelnevad sõnad tagasi. Et see 70 kuni 95 oli väga reibas siin hetkel. Okei, kurvis on päris hirmus tegelikult. Jah, no ütleme täiesti teistmoodi elamus. Millal ma viimati sõitsin sellise autoga, ei mäletagi. Et täiesti teistsugune, absoluutselt ei saa nagu võrrelda üldse. Et see, et sa kõrgel istud, üks asi. See, et siin niisugune avar nähtavus on, teine asi. Ja siis lõpuks, et ta ikkagi, no kurat, nii hästi veel liigub ka, on ju. Et seal alguses ma nagu ei saanud seda tunnet. Võib-olla ta alt nagu korjab siis seda hoogu aeglasemalt ülesse, sest no see juba kiirus sees, siis 70-100 kiirendus oli ikka päris korralik. Olgem ausad, võt see oli nagu mehine, et siin ei ole mul nagu midagi öelda. No okei, siin on selline põllukoht. Ma esimest igaks juks siis ei pane, et ma ajan ta siis vahtu, nüüd teine käik on sees. Okei, võtan täiesti sõnad tagasi, ta on ikka päris, no jah, kuidas nüüd öelda, selles suhtes, et kui see elektriauto kohene kiirendus oli nagu siis äkilisem, aga kui see mass nagu liikuma saab, siis ikkagi niisugune, ma ei oskagi seda kirjeldada ausalt öeldes, noh, sest see ei ole nii kiire, aga samas see kuidagi nagu siis läbi sinu tagumiku tundub nagu ikkagi ülivõimas. Ma olen nagu, jah, ma pole ilukirjanik, et võib-olla ma ei leia siin õigeid sõnu. Et ta on ikkagi tundub selline toores, noh. Kuigi jah, ilmselt ma sõitsin täna oma STI-ga, et võib-olla see STI on siis kiirem, aga see tundub jube brutaalne selline, väga jõuline ja seda sa tunned nagu siis üle kogu oma kere. Niisugune täiesti siia päeva lõppu selline täiesti uudne tunne, ma ütleks. Sest no see kõik liigub täiesti hullumeelselt. Mul oli V10 TDI Tuareg ja igastahes see nii äkiline ei tundunud, see on fakt. Et ta oli ka kiire ja sa tundsid, et see mass nagu liigub, aga see on kahtlemata äkilisem. Et jah, ma ei tea siis, ju siis on see lisa natukene 10% gaasipedaali, mida ma siis E55-ga ei osanud vajutada. Tundub, et see on nagu reaalsus. Selle elektriauto eest ära. Muidu ta arvab, et ma siin talle esinen. Seal on 50 märk, sõidame 50 märgini ja siis saame veel ühe kiirenduse teha. Muidugi ees on kurv. Ma loodan, et me ümber ei lähe. See on minu lootus siin. Aga teeme ühe testi veel. Jah, see, no, nagu ma ütlesin, punchy chewy. Okei, nüüd on selge, seal
kui ma esimese kiirenduse tegin Drive'is, ta ei teinud praegu kickdowni, ta läks selle käiguga, mis on. Ja kui ma nüüd oleks pannud ise madalama käigu, siis see kiirendus ongi äkilisem. Ja seal oli samamoodi, eks ta ilmselt ei teinud kickdowni, lihtsalt drive, high ja siis see ei tundugi nii äkiline. Et kui ma panin ise teise sisse, siis ta oli nagu palju jõulisem. Aga tegelikult aitab sellest mängimisest siin, et ilmselt kes tahtis, sai mingi aimduse sellest autost. Ma ka siin nagu niisama teile kiirendusi hea meelega ei teeks, et hoiame ikkagi selle kõik sisulise. Et aitäh neile, kes vaatasid. Loodan, et oli vaatajate hulgas ka autohuvilisi ja kohtume ja näeme järgmistes videotes. Head õhtut!